olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, olukorrast digiriigis on taas kõne all ja olukord on igati tore, ma ütleksin, et meie saate sari siin aasta viimasel kuul on minu meelest optimistlik, et me oleme siin läbi aasta kõnelenud väga paljudest erinevatest digitaalsetest lahendustest ja mitte ju ainult tehnoloogiast, vaid pigem on olnud alati asi mitte tehnikas, vaid inimeste peades ja selline suhtumise küsimus ja mudelid ja kõik need on palju tähtsamad võib-olla kui see tark ja riistvara isegi on. Aga midagi ei ole teha, eks see aeg areneb ja need digilahendused peavad ka ajaga ju kaasas käima. Et kui me tänapäeval räägime siin eriti noorematele inimestele mingisugustest digilahendustest ja et näed, mine arvutis, võta hiir ja siis vajuta kliki sinna, siis nad ei pruugi enam üldse aru saada, millest jutt käib, sellepärast et nende maailm toimib kõik ainult mobiilsetes seadmetes. Ja mis me siin ikka ilustame või ümber nurga räägime, eks see moobiltelefon on ikka see põhiline asi, et ega need päädid ja asjad on ka juba liiga suured asjad nende jaoks. Aga ei tulnud ma täna monoloogi pidama, ikka nagu on meil tavaks saanud, on toredad spetsialistid meile siia tulnud ja täna on meil Riigi Infosüsteemi Ameti personaalriigi osakonna juht Kai Kallas külaline. Tervist! Tere! Kai, ma ei hakka siin ka jälle palju siin pikalt saladust pidama, et täna on meil siis kõne all selline asi nagu Eesti äpp. See kõlab ikka väga suureliselt, Eesti äpp, kujutad ette, meil on olemas igasugused äpid, 1000 miljon igasuguseid äppe on olemas, aga Eesti äpp, ma ei tea, kui suur vastutustunne sul endal on, kui sa mõtled, et igal hommikul lähen tööle seda osakonda juhtima ja sa pead tegema, sellise pisikese äppi pead tegema, Eesti äppi. Kõigepealt palju õnne meile. Täna sai Eesti äpp 1 aastaseks ja jah, et üks on ju selline paras vanus juba, kus tegelikult on veel kõvasti võib-olla isegi veel kõndima õppida, esimese samme teha. Aga juba räägib. Ja juba räägib, aga juba räägib ja tegutseb. Ja uhke tunne on, et arvesta seda, kui suur on see vastutus, kui huvitav see valdkond on ja kui palju me saame tegelikult päriselt Eesti inimestele pakkuda läbi selliste tehnoloogiate, siis igapäevaselt on see väga suur väärtusloov tegemine. Kohe küsin ära ka sellise vanakooli mehe küsimuse, et heakene küll äpiks, aga tegelikult on nüüd telefonides ka olemas need brauserid ja me saame ju, eesti.ee lehele minna ka läbi telefoni brauseri. Mis ime pärast seda äppi vaja on? Jah, see on väga hea küsimus, seda on meil korduvalt küsitud, et mille jaoks te siis sellega välja tulite või mille jaoks te selle lõite. Aga brauseri vaates ongi see, et sa tegelikult ei saa seda väga mugavalt teha telefonis ja sul on just selle Eesti äppi mobiilirakenduse puhul riik sinuga kaasas, et sul on väga lihtne sealt oma andmeid kiiresti vaadata, erinevaid teenuseid tarbida, samuti tuleb apteegis retseptiteavitus, lähen vaatan seda retsepti, lähen ostan siis vastava retsepti välja. Ja kui me selle äpiga liikuma hakkasime, et tegelikult me ei ole ju loonud nii, et me nüüd mõtlesime, et võiks teha, vaid tegelikult see vajadus on tinginud ühiskond. Et siin 2 aastat tagasi kui me eeltööd alustasime, siis näiteks eelmise aasta juba statistika pealt me ka nägime seda tulemit, et 47% kasutas eesti.ee brauseri vaadet mobiilist. Ja see on nagu küll tagantjärgi, aga enne seda me ju tegelikult kasutajate hulgas viisime ka läbi erinevaid kasutajaintervjuusid, kasutajateste ja sealt tuligi väga selgelt, et kõik see, mis on hetkel riigiportaalis eesti.ee, võiks ju tulla väga lihtsalt mulle mobiiltelefoni. Väga hea lause ülesehitus oli praegu see võiks tulla. Kas ta peaks ka tingimata tulema? Et me oleme siin digiriigi saates tegelikult jõudnud nii mõnigi kord sellisele järeldusele, teie enda siis avaliku sektori inimestega koos, et võib-olla mõnikord peaks natuke see parema, analüüs on üks vastik sõna, me minu meelest hästi palju analüüsime ja midagi ei tee, aga ikkagi, et natuke mõtleme, et kas on tingimata vaja ka neid asju, mida me kõik siin oleme loonud ja arendanud ja need ju vajavad kõik edasi arendamist, et need ei ole niisama, et said enam valmis.
et kas see on nüüd selline mugavusteenus inimestele või päriselt vajadus, kusjuures see mugavusteenus Eesti äpi kohta, ma olen kusagil meedias lugenud teie enda inimest ütlemas selle kohta mugavusteenus. Jaa, kindlasti see kõik ei pea tulema äppi, et see info, mis sa äppis saad, tal võiks olla kindlad kriteerium, mille ta vastab, ongi lihtsasti leitav, kiire ja lähtuvad minu vajadustest, hetkevajadustest. Et toon siin näiteks näite, et on mul vaadata vaja enda dokumendi kehtivust, dokumendi numbrit, võtan äpi, vaatan. On mul vaja vaadata retsepti, kas arst on juba retsepti kirjutanud, võtan äpi lahti, vaatan. Samuti kas või hambaravihüvitise jääki tuleb 1 klikiga, 2 klikiga maksimum minu juurde siis ja näen seda. Siis, ja kogu see, ma ütleks ka selline, ma tooks teise sellise nagu riigi sellise lähenemise, mis on ka väga oluline just selliste andmete kasutamisel või kui riik liigub inimesel lähemale, nagu me armastame öelda, et ka selline läbipaistvus. Et samamoodi, miks me oleme toonud äppi teenustena ja ei ole ainult jäänud eesti.ee brauseri vaatesse, on andmejälgi ja andmenõusolek. Ehk et ma saan näiteks andmejälgiga näha, milliseid päringuid on minu kohta tehtud riiklikest andmekogudest, kui pakub huvi, miks on tehtud see minu nimel päring, saan ma küsida. Ehk et inimese andmetega, andmete kasutamine on igatepidi läbipaistev. Või siis andmenõusolek, et ma ei hakka enne teenust kasutama, kui ma annan selleks, et kuskilt riiklikes andmekogus ma andmeid kokku pärida, ma ei anna enne nõusolekut. Et kui ma hakkan seda teenust tarbima, ma annan nõusoleku ja selle alusel siis ma tean, et minu andmetöötlustingimused seal nii-öelda taga andmetel, et kõik see vastab siis vastavalt seadusandlusele. Nii et esiteks te ikkagi natukese valite, mida sealt eesti.ee-st nii-öelda äpiks teha või äppi tuua ja teiseks ma saan aru, et see ei ole nüüd ainult selline koht, kus ma saan midagi vaadata saan, vaid ma saan ikka ise midagi teha ka seal äpis, et ei ole nii, et ma lihtsalt võtan teadmiseks see kogu lugu. Jaa, et saad ise teha, hetkel veel on siin järgmise aasta plaanis, näiteks ma toon riikliku postkasti, kus sa saad tegelikult riigilt saadetud kirju lugeda, et järgmine aasta me püüame mugavalt ka selle nii-öelda äpi vaatesse tuua, praegu sa liigud siis tegelikult brauseri vaatesse, on ju. Aga need on kõik sellised asjad, mis nagu samm-sammult on meil selged ja need vajadused samamoodi, et ma toon ka ettevõtja vaate, et näiteks ettevõtjatega meil on väga siis mahukas analüüs tehtud, et mida nad Eesti äpis näha tahavad, et teatavasti ju eesti.ee-s on ettevõtja digivärav. Ja kõiki teenuseid sinna kindlasti äppi me ei too. Aga see on veel kaardistamisel, see, et mida siis, et me oleme reaalselt tegelikult iga ettevõtja selliste mõtteid ja soove arvestanud, oleme võtnud nii väikeettevõtjaid, suurettevõtjaid ja seda, et mida tegelikult mobiilis on hea teha. Et kas ma näengi siis oma ettevõtte andmeid, tähtajalisi kohustusi, mis on mul tulemas, et riik annab sulle juba märku, et sul on saabumas see tähtaeg ja miks mitte ka õigus näiteks riigi toetustele. Et sinu ettevõtja profiili järgi sellised väiksemad teenused on meil juba loodud, arvutab ta juba selle, et mis õigused sinu siis profiili järgi on näiteks sul õigus saada toetuseks, ettevõtluse alustamiseks. No jah, nendest teemadest me oleme ka varem siin saates rääkinud, ma väga loodan, et siis järgmisel aastal hakkavad midagi juba nüüd reaalselt tulema ka. Ja et see ettevõtjatest rääkides, siis tõesti nemad on ammu oodanud juba sellist mugavat ja mõnusat kohta, kust saaks nagu ühest kohast kas või neid samu toetuse kohta informatsiooni, sest neid on päris palju ja ei jõua ise, ei oskagi käia igal pool, et uurida, kuidas ja mismoodi. Muidugi need maakondlikud arenduskeskused võib-olla võivad siis töötuks jääda, et täna käivad nad seal ikkagi konsultatsioonil ja pigem on nad siis abistavad, ma ütleks, et kas või see ettevõtte elujõulise indeks, et tegelikult nad on sellised hästi head teenused, mis nagu pigem nagu võib-olla esmaselt suunavad selle ettevõtja nagu õiges suunas ja siis sa saad juba sealt edasi, et ikkagi ju eesmärk on elavdada ettevõtlust. Kasutusmugavuse kohta kohe üks küsimus, et kui ma nüüd, ma olen ju nii ettevõtjana, olen ka eraisik ikkagi, eks ole, ja kui ma tükk aega oli ka pankadel see mure, et kui sa tahtsid minna eraisikuna sinna sisse logida ja siis poole pealt
oma ettevõtte asju ajada, siis sa pidid uuesti sisse logima, uuesti need koodid panema. Mismoodi seal äpis see asi käib, et kui ma nüüd tahan oma eraisiku profiililt minna oma ettevõtte profiilile, on seal mingi vahe üldse või minu firma asjad on kuidagi seal sujuvalt sees või mismoodi see käib? Jaa, hetkel eesti.ee brauseri vaates on see vahe sees, et eks siis sa pead ülevalt rolli valima, et kas sa oled eraisik või ettevõtja, et see on jälle selline teekond olnud, et kui me alustasime eesti.ee-ga nii-öelda värskendust. Tegelikult on ju portaal on 20 aastat juba kenasti kasutatav, siis oli see rolli valik väga oluline, aga nüüd järjest enam liigume sinna suunas, kus tegelikult ei pea olema see roll selge ja ei pea ka valima. Ehk et mis see tähendab, et sa oled ikkagi kodanik riigi mõistes ja sul ei tea veel täpselt, millise lahendusega, aga me oleme juba siin alustanud kaardistustega ja järgmine aasta meil see plaanis on, et kuidas me äpis saaks väga lihtsalt, et oleks see võimalikult väheste klikkidega mul ikkagi see töölaud olemas. Et olenemata, kas ma olen, et ettevõtja on ju ka kodanik. Ei no absoluutselt ja ma ei tea, kui mul on juhtumisi auto, siis minu autoinformatsioon ilmub sinna, kui mul on juhiload, ilmub see ja kui mul ei ole juhilube, siis ei peaks seda sisu seal üldse olema, sest et mis mõte see risustara on. Ja ma ei tea, ma hakkan juba ise siin tootearendusega rääkima, aga mul on hea meel, et te olete siis nii ettevõtjate kui inimestega ikkagi kõnelenud ja nende nõu järgi need prioriteedid paika pannud ja nii edasi. Kuulge, aga ega see nüüd ei ole nüüd niisama ka roosiline kogu see asi olnud, et selle Eesti äpiga seoses, kui vaadata ka, mis on meedias ilmunud, need peamised asjad, siis on loomulikult ikkagi need, mis võib-olla pole kohe nii hästi tööle hakanud ja läinud, kui on tahetud ja võib-olla kaks sellist suuremat teemat, üks on siis see, et alates vist on see nüüd, mis kuupäevast meil nüüd saigi hakata siis isikut tuvastama seal äpis, eks ole, see ei ole väga pikk aeg olnud, aga temaga oli kohe alguses see mure, et ainult väga vähesed asutused ju aksepteerisid seda. Kas tänaseks, kui nüüd on 1 aasta täis seda äppi, on seda isikut võimalik tuvastada nüüd rohkemates kohtades ka, kui ainult need ühe käe sõrmedel üles loetletavad asutused? Jah, 7. juulil siis see aasta meil siis isikusamasuse tõendamine äpis jõustus, ehk hakkasime siis kasutama. Ja kui tänaseks on Eesti äpil siis ligikaudu 182 000 allalaadimist juba, ehk siis võib võrdlusena tuua, et samal päeval 7. juulil, kui me sellega siis tulime nii-öelda avalikkuse ette, oli siis 3900 allalaadimist, et see kasv on olnud märkimisväärne. Kasv on küll, et need on nüüd allalaaditud äpid, aga kui palju seda kasutatakse, siis tegelikult te kindlasti jälgite seda statistikat ju ka, et mul võib telefonis olla, kui ma teda kordagi avanud ei ole, siis meie hetkel mõõdame sedagi praegu allalaadimiste arvult, aga kasutusjuhte me saamegi läbi siis konkreetsete teenuste pakkujate, ehk siin saamegi tuua väga hea näitena Confido meditsiinikeskus, Fertilitas, Eesti Töötukassa võttis siis esmalt Pärnumaa esinduses ja hiljem siis kogu nüüd on igal pool võimalik juba siis just. Sest alguses oli tõepoolest ainult Pärnumaal võimalik. Ja siin ka Töötukassa hea näitena tuli ka kohe PRIA, Põllumajandusregistrite Informatsiooniamet, et samamoodi peakontoris pluss siis maakondlikud. Samuti mitmed siis eraettevõtjad, tanklad, raamatupoed, raamatukogud sihtasutustena ja üldiselt ja apteegid. Et täna lähen apteeki vaatan kõigepealt äpist oma retseptid üle ja siis lähen ja saan isikut ka tuvastada. Järjest enam tegelikult seal peab nüüd vahet tegema muidugi, et üks on see isiku tuvastamine ja isiku tõendamine, ehk siis QR-koodi näol, et ma tõesti veendun, et minu vastas on see inimene, kes esitleb ennast, ja teine on siis nii-öelda kliendikaart seotuna siis näiteks apteeki kliendikaardiga, et seal on see vöötkood. Seal on 2 peamist ja 3. tegelikult on see, mis on siis on andmete näitamine siis äpis, et selline, et ongi sul kehtivusaeg, eks, sul on seal dokumendi väljaandmise kuupäev, aga see, millest meie räägime, isikusamasuse tõendamine, see on ikkagi ainult QR-koodi näol, ehk siis
Ja kas kõik apteegid täna siis apteegid kasutavad pigem vöötkoodi lugemist, ehk et siis esitad äpis vöötkoodi ja siis nemad piiksutavad sul vöötkoodi lugejaga selle siis läbi ja kliendikaart siis jõustub. Aga isikut tuvastada seal apteegis? Apteegis ei ole. Ikka veel ei ole? Et seda ei ole vajadust olnud, kui sa ostad näiteks nii-öelda käsimüügiravimeid. Ja, aga kui ma tahan ikkagi retseptiravimid saada, ma pean ID-kaardi andma. Jaa, mõnes apteegis on juba olemas. Ja, siis ta ikkagi QR-koodi tuvastab su isiku. Ma lihtsalt püüan siin võimalikult elulisi juhtumeid leida, et kus võiks inimesele see äpp siis mugav olla. Et ma ei pea ID-kaarti kaasas kandma, see on ju selle asja mõte. Jaa, et see hästi palju oleneb ka teenusepakkujast endast, et kuidas ta selle lahenduse nagu ja kui kiiresti. Et väga paljud teenusepakkujad on läinud väga ruttu kaasa, et mul endagi siin olnud näited, kus ma ühes apteegiketis, suuremas apteegiketis nädal aega tagasi ei saanud siis nii-öelda kliendikaarti vöötkoodina esitada, aga nädal hiljem oli juba süsteem olemas. Ehk et neil on väga palju ka vaja endal veel natukene seal ümber teha süsteeme, ma jälle ei üldista, aga mõndadel suurematel teenusepakkujatel, ehk et sellised tehnoloogilised lahendused võtavad aega. No eraettevõtjad, eelkõige siis kaubandusvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad on öelnud, et nemad lähiajal ei kavatse ikkagi seda asja siin kasutusele võtta, sellepärast et see on ikkagi lisakoolitused, uued süsteemid vaja kasutusele võtta ja nii edasi, et kuidas te näete, et kas ikkagi selline äpis olev asi nüüd võib nagu nii palju levima hakata, et ma tõesti võin selle ID-kaardi koju jätta. Nii nagu ma juhiload võin tegelikult täna ju koju jätta rahuliku südamega, sest et ei pea tingimata kaasas olema. Just. Eks ma arvan, et vaja on aega ja jällegi sellist reaalset vajadust inimesel ja see surve inimeste poolt ka teenuste pakkuja poole. Et kunagi kui ID-kaart oli, kui ta tuli, et ega väga pikalt tema sellist väärtust ei nähtud. Ikka oli kas pass kaasas, et selline, mis ma seda ikkagi kannan ja pigem siis tõesti teen sellega midagi muud. Aga äpi puhul me oleme näinud, et turg reguleerib ka seda nii-öelda praegu maastikku. Ja kui me oleme ka teenusepakkujatega rääkinud, siis väga paljud teenusepakkujad on justkui jõudnud juba ka enne ise selle lahenduse peab mõelda ja ka välja töötada. Ehk et meie olemegi need, kes saame öelda, et näete, riigil on see valmis, väga mugav, seal on ka tervikuna nii-öelda näiteks äpi puhul teenuste osa sees, inimesel ongi üks koht, kus tal on riigi selline põhi nagu kas või dokumentide kogu mobiilirakenduses ja ma saangi selle järgi siis oma isikutuvastust teha. Mida ühele baarile või ma ei tea, toidukauplusele või ükskõik millisele kauplusele siis see tähendab, et ta sellise asja kasutusele võtab, on see mingi hull suur kulu siis nende jaoks, et oleks selline võimalus ka isikut tuvastada, sest et mina küll tõesti, mul oleks väga hea meel ju samal telefonis saan kõik asjad aetud. Maksta seal, eks ole, ja oma isikut tuvastada, kui ma tahan, ma ei tea, alkoholiga tegeleda seal või mis iganes. Jah, et siin puhul see isiku tõendamine on nõudnud osadelt sellist süsteemide ümbertegemist, aga pigem ta nõuab hetkel ainult sul seda, et sul on mobiiltelefon teenusepakkujal, kasutaja või siis nii-öelda klient tuleb samuti, võtab selle funktsiooni siit lahti Eesti äpist ja põhimõtteliselt selle sama Eesti äpiga siis teenusepakkuja loeb siis kasutaja mobiilis selle QR-koodi alusel siis nii-öelda andmed, temani jõuab see 3 minuti jooksul siis ekraanile ja siis põhimõtteliselt teenusepakkuja veendub ja siis juba need andmed nii-öelda kustuvad. Et keegi kuskil ei säilita, keegi kuskil ei hoia, me ei loo uut dokumenti, me ei loo uusi andmeid, vaid need andmed on kõik juba olemas olevates registrites olemas. Et tegelikult on see imelihtne lahendus, mis on nüüd see, et mida me oleme jälle õppinud siin 2-3 kuuga ja väga kiiresti püüame järgmine aasta muuta, meil on juba siin arenduste faas käimas, et hetkel on eraisik
täiesti eraisikuga ja see on saanud väga suureks takistuseks, et suured teenusepakkujad ja täiesti arusaadavalt ei taha siis enda telefoni selleks kasutada, et siis klienti tuvastada. Aga selles mõttes, et see, ma ei tea, baaritöötaja, baarmen tal on Eesti äpp vaja alla laadida. Telefoniga siis seda isikut tuvastama. Ja, et tal on Eesti äpp alla laetud, eks, viimane versioon ja aga nüüd on nii, et me püüame teha sellise lahenduse, et eraisik teenusepakkuja eraisikuga. Et olengi näiteks poe esindaja või poemüüja, Rimi poemüüja, toon siin täitsa praegu suvalise näite ja saangi siis kliendi seda isiku samasust sellega tõestada. Praegu kuulan seda juttu ja ei tundu nagu kauplejale ju mingi ülemäära hull investeering või mingi suur kulu, et miks nad siis ikkagi on öelnud, et see on nii kallis ja kõik ei ole võimalik ja nii edasi, sest kui ma natuks aega tagasi meenutan meil seda koroona aega, siis saadi ju, ma ei tea, mis imeäpid kähku tööle ja kontrollida ja teha, kas sul on see vaktsineerimine tehtud või ei ole, et see käis nagu niimoodi sekunditega, eks ole, et siis sai küll. Et ma lihtsalt tahan sinna jõuda, et kas seda mingit väikest sellist sundust kuskilt moolt, nagu tegelikult ID-kaardiga omal ajal ka ju, et see ikkagi muudeti ju kohustuslikuks, et siis ta hakkas alles levima ja sai meie digiriigi aluseks, et kui poleks sellel hetkel seda tehtud, oleks jama olnud. Jah, hetkel me saime ju tegelikult isikusamasuse tõendamise osaga seadusesse, aga saimegi siis sellel baasil, et mida me praegu siis äpiga teeme, eks. Aga see ei ole kohustuslik. Ta on vabatahtlik siiski. Just, ta on vabatahtlik, et on üks võimalus, üks võimalus seda teha. Ja ta on vabatahtlik ka riigiasutustele, ma saan aru, mitte ainult eraettevõtjatele. Ka riigiasutustele kohustuslikuks teha. Jaa, miks mitte. Aga me oleme selles mõttes teadlikud sellest ja eks on parajalt olnud ka sellist peavalu, me ütleks peavalu, aga väljakutseline. Et kui ta on juba tehtud, et väga hea lahendus, et miks siis ei võta siis nii-öelda kohustuslikust suunda. Aga ma arvan, natukene peab siin andma aega, ja nagu ma ütlesin, et 1 aastane ja tegelikult see isikusamasuse tõendamine on veel vähem, et siin poolaastane lapsuke, et kui nüüd me järgmine aasta siin istume samal ajal, et siis ma loodan, et selles osas meil on juba natukene ka see turg reguleerinud, rohkem teenusepakkujad on kaasa tulnud, nii era- kui avalik sektor, et avalikus sektoris ka ju näiteks miks mitte, me loome praegu sellist üldlahendust, ma ütleks universaalset lahendust, et lähed ministeeriumisse, näitad Eesti äpiga tõendad enda isikut siis Eesti äpiga ja sa ei pea esitama oma ID-kaarti, plastikust ID-kaarti. Aga sinna, mida sügavamale kaevud, seda järjest rohkem siis teadki, et seal on need süsteemid, mis ei ühildu, seal peab ikkagi käsitsi siis midagi veel üles kirjutama, isiku andmed, ehk et mingil määral selline alguses oli selline personaalne lähenemine, aga nüüd me püüame selliste universaalsete lahendustega ja ise oleme ka hästi palju õppinud sellest juba, et siis liikuda ka sellisele, et oleks nagu veel lihtsam. Lootust on ühesõnaga, et ei ole nii, et me järgmine kord, kui me siin stuudios oleme jälle kokku saanud, siin ma ei tea aasta pärast või poole aasta pärast, et siis te ei ütle, et see 850 000 oligi kooliraha. Meil selle kooliraha on väga seda ei saa juhtuda. Mõisteks muutunud. Sest kui me mõtlemegi, et äpi see mõte ju on lisaks selle isikusamuse tõendamise veel väga palju, et ja eks järgmise aasta suund meil suuresti ongi fookus, on ikkagi siis väga palju meil Eesti äpi peale. Muidugi me nüüd jäime selle isiku tuvastamise peale hästi kinni, et tegelikult Eesti äpp ikkagi väga palju muid asju ju ka, kas juba võimaldab või siis hakkab võimaldama. Aga teine selline suurem teema, mis ka meediast on läbi käinud seoses selle äpiga, on see, ma ei tea, kas võib öelda kurikuulus või kuulus ohutusteavituse test, mida siis Päästeamet tegi ja mida nüüd tehakse ju jälle uuesti. Kuidas nüüd sellega siis on, et ega ta vist liiga hästi ei läinud, kas see oli selle Eesti äpis oli asi või oli mingites muudes kohtades see probleem? Mis seal juhtus? Viimane testimine läks meil väga hästi, et jälle selline õpikõver on olemas, mis on väga tore ja see, et me sellest ka hästi kiiresti õpime, on kõige tähtsam. Ja meil oli esimene testimine oli meil siin kevadel, suurem testimine, siis oli meil oktoobrikuus ja 3. väiksem testimine ehk siis
testiti nii-öelda äppide valmisolekut, oli eelmine nädal. Ja homme tuleb siis sama suur üleriiklik ohuteavitussüsteemi testimine, kus meie siis Eesti äpiga oleme ühe osana ohuteavituse testimises sees, ehk meie oleme see keskne kanal koos Ole valmis äpiga ja kõlavad ka ju uhked sireenid, et homme tuleb siis terviklik suurem testimine ja jah, et meie oleme nüüd selle testimised on väga head sellised õppetunnid, praktilised õppetunnid, samuti kogu, kuidas see tehnoloogia vastu peab, kas on vaja midagi seal parendada, suurendada mahtusid, et meile on see olnud igati kasulik koos siis ohuteavituse testimise eestvedaja Päästeametiga, ehk meil on siis selline suurem koostööprojekt ja loodame, et homme siis läbi äpi see ohuteavitus, kellel on siis äpp alla laetud, kindlasti alla laetud, viimane versioon äpipoest alla tõmmatud ja ohuteavitused siis lubatud elanikkonna kaitseblokis ja loodame, et siis homme see test õnnestub. Ja me muidugi peame ütlema, et me saade on eetris siis, kui see test läbi juba on, nii et me räägime siin natukese minevikust, ma väga loodan, et teie head kuulajad, kes te nüüd esmaspäeval seda kuulate, seda saadet, et siis nädalavahetusel toimunud asi on teile jätnud sellise meeldiva mulje ja turvalisema tunde, sest tegelikult on väga hea teada, et heakene küll võib-olla esimene katsetus, see oligi selleks ju tehtud, et aru saada, et kus me oleme omadega, et see nüüd läheb ikkagi palju paremini ja et meil tekib kõigil selline turvalisem tunne seoses sellega. Et see vaatame siis, kuidas läheb ja järgmises saates räägime siis juba selle testi tulemustest ka. Kui tähtis see ohuteavituse mõttes üldse siis on, et see äpp just olemas on, et ma mõtlen nagu seda, et kui me räägime digitaalsetest lahendustest hästi palju ja jube kihvt on ja selles mõttes me oleme hästi uhked ise kõikide nende lahenduste üle, aga ikkagi ei ole päris kõik inimesed nutitelefonidega, meil on ka täitsa tavaliste telefonide kasutajaid, mõnel on see põhimõtte küsimus, mõnel ma ei tea oskuste taga või ma ei tea teadmiste taga ja nii edasi, et kuidas need inimesed siis üldse hakkama saavad, kellel ei ole näiteks seda toredat nutitelefoni, et mis äppi või kus nendeni see teave siis jõuab üldse? Kuulab Vikerraadiot ainult? Väga hea küsimus ja see jõuamegi sinna, et miks me ei ole teinud kõike kohe kohustuslikuks, et see ongi see, et tegelikult tuleb anda variante ja aega, et ikka kasutajal jääb see valikuvariant, kas ma tahan siis näiteks samamoodi, ma toon siin jälle plastikust ID-kaarti või ma näitan siis, tõendan enda isikusamasust läbi äppi. Ja nii on ka ju pangakaartide ja teiste dokumentidega. Aga jaa, et see ohuteavituste osas veel ütlen, et seal on see, et seal on ka mitu kanalit, et inimesel on tegelikult, üks on see Eesti äpp, siis on Ole valmis äpp, aga on ka SMS, et tekstiline SMS, mis tuleb su telefoni ja pluss siis tooks veel 4. on sireenid, mida on ka nüüd siis parendatud. Et need valikuvariante on, et ju tegelikult eesmärk on see, et iga inimeseni Eesti riigis olevas kodanikuni jõuab siis see ohuteavitus. Et olgu ta siis, loodame, et mitte, olgu ta siis sõjaline, olgu ta üleujutus, tugevam torm ja nii edasi, et eks neid kanalite peale me oleme mõelnud ja see ongi see kanali rohkus on praegu hetkel mõnikord muret tekitav, aga mõnikord on ta tegelikult hea. On küll jah, aga kui me äppidest räägime, siis neid on ka tõesti, need Ole valmis, siis on Eesti äpp ja siis on veel neid mingid äppe, et millise ma nüüd siis tõmbama pean endale lõpuks. Et tegelikult võiks ju võib-olla olla nii, et ma tõmban selle Eesti äppi ja mul on kõik need Ole valmis asjad nagu olema. Ja mille poolest see Ole valmis siis erineb nüüd sellest Eesti no seal on jälle see, et üks oli enne valmis kui teine, aga olen täiesti nõus, oleme ka seda rääkinud siin teenusomanikuga, et miks mitte kunagi siis üks äpp, et see ei pea olema Eesti äpp, aga et üks terviklik äpp. Veel üks äpp? Ei, no näiteks oleneb sellest nii-öelda ulatusest või kuidas nagu, et kui me vaatame siin Ukrainat, siis tegelikult on neil erinevad äpid, aga seal on see eesmärk on siis teine, et ja Ukrainaga me väga palju ka koostööd teeme, et just vahetada kogemusi tehnoloogia ja äri suunas ja vaatame, et
et eks see nagu, ka see suund on nii uus veel, et see funktsioon sai sinna loodud, aga reaalselt ju testimised hakkasid alles meil see aasta alguses. Et eks see ka nüüd siis kindlasti see kasutajate tagasiside, et me saame väga palju kasutajatelt tagasisidet, kui me ka neid testimisi teeme, just ka Eesti äpi poole peale, et me väga, väga palju arvestame sellega. Et see on hästi oluline, et üldse nagu meie teenuste arendusel, et järjest tugevamad lähme ka sellise kasutaja vaate poole peale, et ikkagi reaalselt, et noh, mida siis Eesti kodanik vajab. Jaa, no me siin natukese puudutasime seda koostööd eraettevõtlusega ja Eesti äpi vahel ja nii edasi, et aga kui palju te oma riigiasutuste vahel seda koostööd olete teinud, noh, et ei juhtuks nagu jälle liiga palju sellist olukordi, et meil on ikkagi liiga palju neid äppe päeva lõpuks, et noh, see Päästeamet teeb oma äpi ja siis mingi asutus teeb oma äpi ja siis Eesti äpp on just nagu veel mingi selline katusäpp ma ei tea, kas sellist sõna on olemas eesti keeles, aga no ma loodan, et kuulajad saavad aru, mida ma mõtlen, et ühesõnaga infovahetus ikka toimub teil, et me siin jälle järgmises saates ei räägi, et no jah, see äpp tehti valmis, sest no meil ei olnud Eesti äpis veel seda olemas. Jaa, ikka toimub järjest rohkem, et just erinevate riigiasutustega, ministeeriumitega, samuti siis selline keskne vaade, et meie ju Eesti äpi ja Eesti.ee puhul ei ole need teenusomanikud. Meie oleme need kokkutoojad ühte kohta, teenusomanikud on mujal, kes teevad väga head tööd ja seda enam me oleme erinevatesse ka arengukavadesse saanud sisse ja visioonidesse, ehk et see keskne punkt Eesti.ee ja Eesti äpp võikski olla see koht, kus ma tean, et see on üks õige koht, kas teenust alustada, ohuteavitusi saada, võib-olla ka sellist mingid tehinguid teha, mis on vaja siis hiljem kas või kuskil tõendada. Ehk et selline üks riigi kindel teenuste selline värav. Jaa, värav on vist väga hea nimetus selle kohta, et tingimata ei pea ju kõiki sisu ise looma, vaid et te koondategi siis erinevad asjad kuidagi ühte kohta, et mul ei ole vaja eraldi minna ja tõmmata võib-olla kõiki äppe. Ja järjest rohkem tulebki ka teenusomanikke ja see teadmine järjest kasvab, et meil on juba need lahendused olemas ja kas me saaksimegi teie lahendusi kasutada, et tullagi siis teile, et näidata neid teenuseid siin välja. Et see on hästi tore nüüd, ma ütleks küll viimase poole aasta selline positiivne noot tulnud ja see on ka meil nagu, et kas on nüüd siis see aeg olnud see, et me oleme nii juba piisavalt teadlikud ja piisavalt palju seda tööd teinud ja ka siis ka tõestanud, et see tegelikult on võimalik. Et see on hästi tore ja see ka, et ikkagi asutus ju mõtleb enne läbi, et kas ma hakkan oma iseteenussüsteemi nüüd uuendama või ma saan väga uutel tehnoloogiatel tuua juba väiksemad teenusetükid meie siis platvormidele ja sealt siis juba peegeldada Eesti inimesele ja ta ei peagi, tal vähenevad arenduskulud, ülalpidamiskulud, ta saab väga lihtsalt oma arendusi seal ellu viia, et sellised ka tehnoloogilised pooled on meil juba tegelikult ka riigis käivitatud, et see järjest rohkem ka kasvab selline teadlikkus selles suunas, et sellest on väga hea meel. No dubleerimine, kui me räägime digiriigist, siis on see ikkagi täitsa, see on probleem, on aga ikkagi suur küsimus, sest et tõepoolest seda ju leidub. Ja lõppude lõpuks veel kord kõiki neid asju tuleb üleval ka pidada ja pidevalt arendada. Ja vananeb väga palju. Ja vananeb ja nii edasi, et see ei ole nii, et jah, teen valmis, et see 850, no ma ei tea, kas see summa on täna see sama, mis siin kunagi välja käidi, et selle äpi tegemine, no see ju kindlasti läheb edasi see summa ju, et teil on terve osakond, kes sellega tegeleb, inimesed, kes saavad palka kogu aeg, et no. Meil on selline tiim jah, aga tegelikult kui sul on juba mingi selline lahendused loodud, siis sa saad, tänapäeval lahendused juba luuakse väga sellised universaalsed, et sa saad väga palju kasutada, taaskasutada, et see ongi see mõte, mida vähem sul tekib sellist vana taakvara, mida sa hiljem pead jälle kuidagi siis nii-öelda maha kandma või noh, nii-öelda sa ei saa seda kasutusse võtta, aga sul ei tohi ka tehnoloogilist võlga tekkida seal väga pikka. Ehk siis olemegi meie selles suunas liikunud, et me oleme kõik see tehnoloogilise võla võimalikult miinimumi viinud juba nüüdseks ja kõik see, mis on nüüd uus, et siis me hakkamegi seda osa nii-öelda edasi siis arendama ja me ei loo sinna järjest uusi kihte peale, vaid me saamegi väga tugevad nagu vundamendi
peal tegutseda, ehk sellised, me ise ütleme platvormid, et ja sellised universaalsed platvormid, mis ongi, et samamoodi kas või see isikusamuse tõendamine, et väga hea lahendus ka juba kliendile pakkuda, ehk teenusepakkujale. Et lahendus on olemas, ei pea ise looma, et on täiesti ja riigi tasandil aktsepteeritav. No selles mõttes minule kui lihtsale maamehele on see küll, tundub väga mugav ju, et ma unustangi maale, tulen linna ja ei saagi vaata oma seda retseptiravimit kätte, sest et ID-kaart ununes maha. Et mida ma siis teen? Et mul ei olegi ühtegi isikut tõendavat dokumenti, aga telefon on ehk ikka kaasas ja mul oleks väga hea meel, kui kõik apteegid ikkagi hakkaksid seda pakkuma. Ja ma väga loodan, et see turg paneb tõesti paika, sest et ka inimesed ise võiksid võib-olla hakata rohkem küsima, et kuulge, mis mõttes teil ei saa kaardiga maksta, et tänapäeval ei kujutagi enam ette, eks ole, et sa kaotad ju raha füüsiliselt kaupmehena, kui sa ei saa kaardimakset vastu võtta. Et ka see osa muutuks nagu selliseks, ma ei tea, igapäevaseks, tavaliseks nähtuseks. Kas see lootus on olemas, et see ühel hetkel ikkagi muutub selliseks tavaliseks? Ma olen täiesti kindel, et see tuleb. Et lihtsalt on vaja natukene aega. Et alguses kõik nurisevad, nii inimesed kui ka kaupmehed. See on täiesti nagu, ma arvan, see on iga uue lahendusega. Et kui me mõtleme, et tegelikult ka teisi riike, siin me eelmisel nädalal suhtlesime Soomega, et siis Soome samamoodi ju tegelikult tegid ka siis oma sellise äpi ja seal on ka siis riigiga suhtlus, postkast, et seal ongi sama põhimõte nagu Eesti äpil ja hiljem ka liiguvad siis selle nii-öelda isikusamuse tõendamise peale. Ehk et mujal Euroopa riikides, nii palju kui meiega, siis Euroopa riigi pluss tegelikult ka siin erinevad kaugemad riigid, et see on juba nii selline tavaline, et see ei ole enam midagi nii innovaatilist. Me räägime siis isiku tuvastamisest. Isiku tõendamine pluss, aga ka sellised teenused äpis, et riigiga suhtlus, et riik on sulle lähemal. Et sa saad väga lihtsad riigitoimingud teha siis äpis. Mina lootsin ikka kogu aeg, et me oleme jälle pioneerid ja et me oleme täitsa enneolematu asja teinud ja isegi soomlased ei saa veel ennast mobiilis tuvastada. Ma ütleks, et sellise mahukuse poole pealt me olemegi pioneerid ja tegelikult me oleme sellise, no võib-olla see, et meil on sellise väikse riigina ka eelis, et me suudame hästi kiiresti koostöö kohti leida. Et suured riigid, et seal ongi võib-olla mingid osad ainult sul toimivad, sellist terviklikku süsteemi nagu on eesti.ee ja Eesti äpp, ega sellises osas me olemegi pioneerid. No ma väga loodan jah, et me ikkagi ei kaota seda, et mis teil nüüd plaanis on, et ikkagi järgmine aasta me saaksime tõesti, saame poole aasta pärast kokku, siis te ütlete, et täitsa lõpp, me tegime sellise asja ära, seda pole kuskil maailmas olemas veel, et meil on. No esiteks ma loodan, et see isikusamuse tõendamine saab siis mugavama funktsiooni juurde, ehk siis eraisik juriidilise isikuga ja see siis ka tõstab hüppeliselt kasutajate arvu ja turg siis reguleerib seda vajadust. Siis kindlasti erinevad teated, notificationid, ehk et äpis nagu sul tuleb, kas on sul näiteks mingi rakenduse teavitus üleval aknas, tuleb sul või mobiili siis avakuvale, et ongi sul näiteks saabunud see e-kiri riigilt, retseptiteavitus, juba sul ka notificationina, et sul ei pea veel minema isegi sinna äppi, kui sa juba tead, et aha, juba on olemas, ma lähen. Ja miski nõuab tähelepanu. Ja miks mitte leiab ka sulle selle apteegi, kus see rohi on. Ja eriti tore oleks, kui ta ettevõtjale teataks, et palju enne, et teil on võimalus sellist toetust taodelda. Just. Et mine vaata. Et sinu ettevõtja profiil on selline, et tegelikult eeldused on kõik loodud, et nii-öelda mikroteenused on meil ju olemas. Ja siis ettevõtja töölaud on kindlasti see üks ka väga oluline, et mida siis ja reaalset kasu, et mida siis ettevõtja tahab sealt näha ja mida ta ka kasutab. Et ikkagi ettevõtjana ja eraisikuna seal äpis mürades on erinev vaade, et ei ole päris üks ühele, et ikkagi seda vaadet vahetatakse. Ja ta kindlasti äppi ei tule ka nii, selle peab läbi mõtlema, aga ta ei tule kindlasti ka selline, võiks tulla selline hästi kompaktne ja see täpselt, et milliseid teenuseid seal tahetakse. Ja kindlasti saan siin tuua, nagu me eelnevalt rääkisime, ohuteavituste edasiarendused, et seal 1,2 vaja veel teha. Ja kõik sellised uued teenused, et mida nähakse siis sellised, et mida ma saan siis ruttu äpi kaudu siis tarbida või alustada teenuse tarbimist.
et ma toon siin, et noh, varem käinud siin rääkimas näiteks sündmusteenustest, et on ju tegelikult meil juba selline tase saavutatud, kus me saame öelda, et meil on päris palju teenuseid siis sellises ühes tervikus tarbitavad, et noh, näiteks toongi kaitseväekohustuse sündmusteenus, et miks mitte. Et sealt kaudu ma alustan teenuse tarbimist, olen kaitseväekohuslane, mul on juba kiri postkastis olemas, vaatan sealt äpist ja lähengi siis teenusesse ja saangi näiteks tervisekontrollised kohe broneerida, näen, kus on minu etapp selles kaitseväekohustuse nii-öelda töövoos, et selline ja ma ei peagi erinevate portaalide või erinevate iseteenindusportaalide vahel või kus mul on jäänud midagi veel tegemata või miks mitte, et tuleb mulgi see toetuse teavitus, et sul on õigus saada või et nüüd on sul 3 nädala pärast läheneb kas või siis kohustus on ju seda. Et seal ei ole nagu lihtsalt mingit linki järgmisele lehele, kus ma uuesti sisse pean logima ja uuesti kõike seda otsast pihta hakkama, mis oleks ka juba mingil määral ju edasi areng, et on ikkagi portaalina mingi nagu kataloog tekib, aga ikkagi, et see, et mul on seal kas või see kaitseväekohustuse teema, mingid etapid kohe sulaselgelt ette antud seal, et vajuta siia, ma ei tea, tervisetõend ja siis ma ei tea, mis asjad kõik ja need sammud kõik, et on olemas. Et ma ei pea nagu ära minema kuhugi teise kohta hoopis. Just, ja saangi tuua siin näiteks pensionikalkulaatori, mida me soovime ka siis, mis on olemas veebibrauseris, aga ka äppi ja seal on ka, et enne kui oli kas koostööprojektid, et seal on meil väga hea koostöö siis 2 riigiasutusega, kes on siis teenusomanikud ja nad näevadki väga hästi seda võimalust, et nemad arendavadki selle kindla tüki ja peegeldavadki siis meile selle. Ehk et nad ei pea juba muretsema, et kus on see iseteenindus, kus nad seda näitavad, nad ei pea muretsema siis selle nii-öelda lehe väljanägemise pärast, et nemad ainult lähevad oma kindla sellega, mida nemad peavadki pakkuma oma äri. Ja nagu progejate keeles siis, et back-endi teeb üks ja front-endi teete teie, et see, mida inimene näeb, tema ei pea teadma, kus seal taga seal kõhus kõik, kust need andmed tulevad. Ja pensioni sündmusteenusest ta saabki sealt ka pensionikalkulaatorit. Kas ta näeb oma neid sambaid ja asju ka sealt siis, et see on küll üks koht, mida ma olen kogu aeg mõelnud, et kuhu ma pean minema ja logima ja näha, et mis mul hetkel see on ka Eesti äpis praegu olemas väga hästi, et pensionid ja sambad, summad et kui vaene sa oled summad, et see on kõik olemas, et kui sa sinna äppi lähed, et siis sa tegelikult hakkadki vaatama lõputunnistusi näed, eksami tulemusi, et aga seal näed selle pensioni, mul ei ole rahu, ma vist olen juba nii vana, et muutub üha aktuaalsemaks ilma naljata, et kas seal näeb ainult seda hetkesaldot siis, et mis seis mul täna on, et kas ta mingit prognoosi ka oskab, kui sa sama tempoga nüüd siin ja prognoosid ka esitab. Et kui sa pinsile jääd, et mis siis prognoositav selline saldo võiks olla? Või ja prognoosid ka, et oleneb, mis sul seal see fond on valitud, on ju, aga seal ta, mina küll vaatasin väga huvitav, kuna ma siis pensioni lähen ja mis on minu siis selle pensioni mis seis on, et on roosiline väljavaade või? Või peaks ikka midagi ette võtma? Selle aja peale, kui ma lähen, siis võib-olla nii roosiline enam ei ole. No ega seal, me praegu naerame siin aga see on tegelikult suur küsimus, et mis üldse saab, et ja tegelikult ega selline äpist saadav informatsioon võib olla isegi tõesti abiks, et ma tõepoolest nüüd näen ja vaatan, et oi, et kuule, ma hakkaks tõesti midagi veel ette võtma. Ja ta ajabki just väga õige tähelepanek, ta ajabki sind kohe proaktiivselt ka tegutsema. Just, et ma lihtsalt ei oota seda hirmsat hetke ära. Jaa, et või siis on täpselt see, et ma vaatangi, et kas ma vahetan seal sammas, vahetan seal fondi, teen siis 3. samba veel juurde või mõtlen juba, et tõesti, alustangi ettevõtlusega sealt samast. Absoluutselt, ja võib-olla mingid muud investeerimiskohad veel ju, et igasugused aktsiad, võlakirjad, mis me kõik ju on, et me kogu aeg tahame, et meie inimesed muutuksid nii-öelda raha targemaks, aga võib-olla see aitaks kaasa, kui ma ühest kohast saan mingit infot, ma muidugi ei kujuta ette, mis analüütik ja asi seal kõik taga peab olema, et see oleks korrektne, inimesed asjatult ka paanikasse ei satuks, eks ole, aga ühesõnaga jõudu teile selles valdkonnas, aga ma saan aru, et see kõik on nagu mõeldud ja tulemas ja juba osaliselt olemas. Jaa, osaliselt olemas ja eks see liikumine ongi olnud selles suunas ju pidevalt, et nüüd me saame lihtsalt öeldagi, et me saame siit nagu jätkata, et kas või nende sündmusteenustega, mis on tegelikult ka ju kuskil siin 5 aastat tagasi oli täiesti ulme, et mis need on ja kuidas neid siis hakatakse pakkuma, aga me näeme, et tegelikult jälle ühiskond ja kogu see
ma ütleks, see areng on sinna suunas, et see ongi ka teenuse omanikule väga hea viis oma teenust nii-öelda kokku pakkida ja seda esitada erinevate osapooltega. No, ütleme korra veel ära, see sündmus on siis ükskõik, ma toome mingeid näiteid ka, abiellumine, lapse lahutus, just siis Eestis kohanemise sündmusteenus, et näiteks uus sisserändajatele kuvataksegi infot. No mulle tundub, et seda Eestis kohanemisteenust läheks ka meie põliselanikele. Et seal on ka, et mis on korras ja mis vajab täiendamist, et ta teab väga hästi, et tal ongi võimalus saada ja õigus neid toetusi, kus sammus on ta siis võimalik erinevaid siis elukoha teabeid. Ja see ei ole tõesti ainult ju sisserändajatele, vaid see on ka kõikidele elanikele ju oluline, kui me rääksime ettevõtluse vaatest, et seal saab need erinevaid toetuseid võib-olla lihtsamini aru, et mida üldse saaks ja võiks, see inimene ka ei pruugi kõike teada ju, et mis võimalused tal eraisikuna on. Just, ja saan tuua ka näiteks vabatahtlikuks saamise infoteenus, et see oli me septembris oli juba oli live ja see on ka siis Siseministeeriumi ja SMIT-iga meil koostöös ja sealt on järgmine etapp, et Eestis ongi, miks me seda probleemi lahendame, oli see, et hästi palju infot jälle iga pool laiali ja väga palju pead sa bürokraatilisi etappe läbima, et vabatahtlikuks saada. Ja meie teeme selle infoteenusena kokku ja nüüd püüamegi järgmine aasta siis koostööpartneritega sealt teenusomanikega siis edasi, et kas me saame ka midagi automatiseerida, et on vormid, saame juba kuskile nii-öelda inimene lihtsalt täidab väga lihtsalt või on eeltäidetud andmed juba vormil. No see oleks veel parem, jah, sest kõik need andmed on olemas. See on ka meil täpselt, et ja see huvi järjest enam kasvab, et see on selline tulevik, mis ma arvan ilma milleta, või ma ei arva, ma olen üsna kindel, milleta me ei saa. No ühesõnaga tuleb teha inimestele võimalikult lihtsaks elu, et ta saaks, ma ei tea, teha head ka, et vabatahtlikuks saamine, olemine, see on ikka väga suur asi ja kui seda on asjatult keeruliseks tehtud inimestele, siis on see lihtsalt häbiväärne. Aga Eesti äpp siis seda probleemi ka üritab lahendada. Jah. Mul on väga hea meel, ma ei tea, ma ei kujuta ette, millal teil on veel aega siin saates rääkimas käia, sest no näed, siin ma olen. Tööd jagub ju nii, et vähe pole. Eks on täpselt nii palju saab käia, kui hea on meeskond, et eks see meeskonna selline tahe ja see silmad säravad ikkagi, see on hästi vahva ka vaadata, et just see, kui palju sa kasu saad anda riigile, Eesti inimestele ja ka siis teenusepakkujatele. Millal te muide ise viimati eraisikuna näiteks kasutasite seda Eesti äppi? Mis tegite seal? Käisingi apteegis ja ostsin õnneks mitte rohte, vaid ma kohe köhatan, saatejuht köha tuli peale. Aga jaa, esitasin siis ilusti Eesti äppi ja väga kenasti aktsepteeriti. Aga te saite siis seal ju ikkagi ainult ju pöödkoodiga. Jah, et oma kliendikaardina esitada. Õnneks ei olnud retseptiravim. Vaata, kui oleks olnud, siis oleks pidanud ID-kaart kaasas olema ikka. Tegelikult on osad apteegid on väga kenasti see nii-öelda isikusamast tõendamist ka QR-koodiga. Ja kui tuleb, ma ütlen, et see lahendus, universaallahendus, siis ma arvan, et see eraisik juriidilise isikuga, siis kindlasti tuleb see ka rohkem. No mulle nagu tundub ise, seljatunne ütleb või kõhutunne ütleb, et see apteegis isiku tuvastamine võiks olla täitsa see teema, mis selle asja lendu laseb, sest et midagi teha pole, Eesti rahvas väga palju ka retseptiravimid tarbib, võiks vähem loomulikult, aga ikkagi see isiku tuvastamine mugavamaks muutmine on ma arvan, võib-olla seda kaudu läheks see asi nagu käima. No mis mina siin räägin, ega mina teile ei tööta, mina olen lihtsalt saatejuht. Tanel Talve on nimi ja hakkab see saade otsa saama meil täna ja Kai Kallas Riigi Infosüsteemi Ametist personaalriigi osakonna juht oli meil täna külas. Muide, personaalriigist viimane küsimus ja saate lõppu, ega see Eesti äpp ei ole ju ainus asi ometi, mis meil ma ei tea, riiki personaalsemaks teeb või mida see personaalriik, mis osakonda te seal juhite või mis see veel teeb? Jah, Eesti äpp ja Eesti.ee on üks osa sellest, et see on sellised nagu, mida me saame ka siis välja näidata. Aga meil on ka väga palju muid vahvaid teenuseid, meil ongi riiklik postkast, mille kaudu siis saab kodanik riigiga suhelda ja vastupidi, riik kodanikuga. See on Eesti.ee siis ja, hetkel, aga see äpis on ka? Äpis on ka.
äpis on olemas täitsa ja uuel aastal on ka plaan ta mugavamaks teha, aga kenasti on sees, et juba näed oma kirju. Siis on samuti ka toon näiteks volituste haldus, ehk siis oled ettevõtja, selline volituste haldussüsteem pääsuke ja seal siis saad väga kenasti oma asutuse või nii-öelda oma firma, miks mitte ka oma firma volitusi vaadata, et kas ikka raamatupidaja, kelle saad sa kunagi need volitused andnud, kas ta ikkagi on veel õigus seal toimetada või saad sa siis ka need korrastada sealt kaudu, et jälle selline nagu läbipaistvuse ja sellise selge süsteemi loomise üks väga oluline teenus. Ja sinna me soovime tuua uuel aastal ka eraisiku volitamise, ehk et kui näiteks vanaisal on vaja maksta arveid Telias, siis läbi selle teenuse on võimalik volitada mind, et ma maksan siis tema eest arved. Et see on selles mõttes jälle lihtsam, et ei pea kuidagi seal, ma ei tea, mis ime teid pidi seda jah, või paberil, kus tegelikult praegu on ka väga palju volitusi veel paberil, on ju. Siis tervikuna RIA-st saan rääkida samamoodi, nagu ma siin alguses tõin, andmejälgija, andmenõusolek, läbipaistvuse sellised väga olulised alustalad digiriigis. Siis XD, mis on ju tegelikult meie selline turvaline andmevahetus, ilma milleta mina ei saaks rääkida praegu siin seda, mida me teinud oleme, et mis on ka üle 20 aasta siis kenasti olnud. Ja just see, et andmeid vahetatakse väga turvalises keskkonnas, küsitakse üks kord, ei hoita, kui on täpselt ka meie teenuste puhul, et me oleme kesksed pakkujad, me ei hoia kuskil ise, vaid me pärime ja laseme siis nii-öelda lahti andmed, ehk et sellist nagu mingite logide kirjad seal ei teki, et see on ka väga see on oluline info tegelikult, sest väga paljud inimesed kuidagi ma olen tähele pannud oma tutvusringkonnaski, et tekib juurde neid umbusklikke siis ütleme niimoodi, et ei tea mina, mis minu andmetega tehakse, kõik küsivad, eraettevõtted küsivad kogu aeg, iga väike liigutus tähendab seda, et ma pean andma ära oma väga personaalselt juba tegelikult andmena, mina ei tea, kusjuures käisin hiljuti Londonis, ega seal parem olukord ei ole, et tahad mingisuguse atraktsiooni, kõik on elektrooniline pilet, võtad taga QR-koodiga ja siis anna talle selle eest, et ma mingit atraktsiooni saan külastada seal, kodune aadress, telefoninumber, meili aadressid, asjad, no taevane arv, mida sa teed, ma tahan karusselliga sõitma minna, mida sa teed mu koduse aadressiga, ja ei läinudki kusjuures, vaata põhimõtte pärast ei läinud, et see ei teeks meile karuteenet nagu digiriigile ka ju, et ühel hetkel ei anta enam andmeid nii väga ja siis digiteenused ju muutuvad ka ju keerulisemaks, kuidas sa pakud siis, kui sa ei tea seda inimest. Just. Ja kogu selline, viimasena tooks kogu sellise digitaalse identiteedi valdkonna ka, kus RIA on siis see, kes hoiab seda kõike siis, et sa saaksid digiallkirjastada, et sul oleks uued versioonid, kõik see, mis tehnoloogia nõuab siis väljaspoolt, oleks olemas siis iga kasutaja siis ka rakenduses. No ja küberturvalisus kui selline on ju veel täitsa eraldi, mitte ainult ühe saate, vaid terve saatesarja teema, ma kujutan ette, sellepärast, et eks need ohud ka aina muutuvad ajas ja peab kogu aeg ees käima nendest pättidest, nii et siin on väga-väga palju veel kindlasti rääkida. Aga tänane saade on küll otsa saanud, nii et aitäh Kai Kallas Riigi Infosüsteemi Ametist ja aitäh kõikidele kuulajatele ka, soovime siis teile mõnusat Eesti äpi tarbimist, tõmmake see endale alla, mina küll soovitan isiklikult ka ja eriti hea oleks, kui te läheksite kusagile siis asutusse, on see riigiasutus või eraettevõtte ja teeksite seal suured silmad ja ütleksite, mis mõttes te näiteks isikut ei saagi tuvastada moobiltelefoni abil või mis kohtes, et teil selline on et äkki siis hakkavad asjad kuidagi kiiremini liikuma ka. Nii et suur tänu kõikidele kuulajatele ja mõnusat aasta lõppu. Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.